Juhet on näha enne või? Ei ole. Siis võib minna. Tere taas, Motopurk, siin me oleme Youngtimer Campil. See on, no varsti saate teada, aga Youngtimer Campil Laitse rallipargis, mis me siin teeme? 25 pluss vanuses autod, ise pole küll nii vana veel, aga lähme vaatame autosi natukene, räägime juttu, võtame selle ürituse purki ja naudime ilusat päeva. Entusiasm on kõrge, aga lähme. Oma. Ega selles suhtes rahvas on siin suhteliselt rahvusvaheline. Siin leidub nii ameeriklasi, eurooplasi kui ka mõned jaapanlased ja võib-olla ka Korea autosid. Ja autosid võib siin vanadest Bemmide, siuke nagu oksjoniplatsid Bemmilt vaata, kuni mingi vanade Maseratideni või vanade Hot Rodideni välja isegi. Ega üritus on suhteliselt ikkagist international, nagu siin väljamaa inimesed ütlevad. Näe, isegi üks Sierra on siin. Ega me siin pikalt ei ole pikalt pidanud, õigemini polegi pidanud pikalt ringi jalutama, et leida esimene üks kohe silma torkav masin. Leidsime ka omaniku üles ning ma arvan, et kõige esimese asjana, mida siin võiks küsida, on see, et või mis igal ühele tekib küsimus, et mis asi see veel on? Ehk siis võib-olla äkki sa oskad öelda meile, mis asi see on? See on põrnikas, aga mitte tavaline põrnikas, et see on vähe siuke omapärane. Millest, ma näen, et siin 68 aasta, jah? 68, jah, siuke pensionär juba 52 aastat vana. Et kas just mõtlengi seda, et ta on nagu väga siukse ekstravagantse välimusega, et millest sul siukene idee tuli siukene teha? Sõbraga kunagi mõtlesime, et ostame mingi projektiauto ja teeme korda ja mõtleme, et sõidame lihtsalt ringi, aga see projektiauto on hetkel garaažis veel. Ja siis, kuna oligi see, et projektiautot ei saanud õigel ajal valmis, siis pidi ostma siukse, et saaks vahepeal sõita ka. No aga siit mul tekibki kohe kaks küsimust, et esiteks, et kaua ja kui palju sul selle alla läks, et see nüüd siukseks saada? Ütleme nii, ei ole üldse raha lugenud. Raha polegi tähtis, aga? Eks sa võtad rahakoti, lööd lahti ja see, mis alles jääb auto parandusest, see jääb siis toidu peale. Ajaliselt minu käes on ta olnud 4 aastat, et iga aasta talvel remondin ja eks ta niimoodi on. Ehk siis suve peab vastu ja talvel peab jälle käed külge? Ei, tegelikult ei pea talvel seda autot midagi remontima, et pigem teed siuksed uuendusi ja midagi muudad jälle. Eks ta kunagi ei saa valmis. Aga nagu ma aru saan, siis ta vist on ka patjade peal või? Ega ta muidu vist nii madal ei oleks? Ja see on nüüd see talvel tehtud patjade peale, kuna see põrniks ise on, talle originaalvedrustus on siuke torsoonvedru, et siis sõidad nagu puuvankriga. Teed on siuksed nagu on, siis peab natuke pehme. Ja ega see vist sul pühapäeva auto ei ole, või ainuke pühapäeva auto vist, eks ju, et ega see selle... Pühapäeva auto, jah, põhimõtteliselt. Ainult suvel sõidan, talvel läbi on garaažid. Väga vinge. Meie kiidame igastest sinu autot heaks ja eks meil on siukene komme ka, et me tegelikult tahaks küsida su käest, et meie jaoks nagu mugavuse pole ilmselgelt, selle autoga on nii ja naa nagu selle mugavusega, eks ole. Tegelikult ütleme ausalt, sellega on väga mugav sõita. Ongi nii või? Mul on tavaauto, on Audi A4 ja ma ei tea, sellega on isegi pehmem sõita. Ahaa, aga vaata, meil on siukene teema, et me käime tavaliselt mõnikord kohvitiksul ka ja meil olekski küsimus, et kui sa selle autoga nüüd kohvitiksule lähed, kas sa sellele saad, kas topsi hoidjad on sees või? On. On sees või? Korvike on sees siin. Assa, siin on täitsa, jaa. Joodid jah, no selge. Käetuge muidugi ei ole, aga see on väike asi, vähemalt on kohvitopsi hoidja. Võetad naise peale, kui naine kõrvalist. Õige. Kuule, aga selge, suured tänud sulle ja naudis üritust edasi. Tervist, et kuidas teie nimi on? Tervist, minu nimi on Vahur R. Väga meeldiv. Vaatasin, leidsite siukse huvitava auto, et kust see auto siis pärineb teil?
Auto on pärit Saksamaalt. Eestisse ta jõudis aastal 2015. Ja kas see on teie esimene selline auto? Mul on neid mitmeid, eeskätt just Nissani Z-autosid. Vaatajatele siis, kes väga ei tea, niimoodi kohe silma järgi ära öelda, et mis autoga tegemist on? Tegemist on Nissani Z-autode teise põlvkonna autoga. Kerekood on tal S130. Need autosid toodeti 79. kuni 83. aastani ja see konkreetne pill on siis 83. aasta auto ja ta on tehtud Saksa turu jaoks. Ja see on siis Nissani poolt tehtud selline proov või katsetus, et mismoodi Euroopas läbi lüüa riigis, kus on palju kiirteid ja suured kiirused ja kus on pärit Porsched ja muud teised kiired autod. Selge. Ja kust just selline siis soov sellist autot omada? Mul on kogu aeg meeldinud sellised autod, mis on kuidagimoodi erilised, mis ei sõidaks mul Eestis või ka siin lähipiirkonnas tänaval vastu. Ja ma tean, et kui ma lähen tänavale, siis ma olen üksi sellega. Sellist autot on tõesti raske tänaval näha ja kindlasti püüab see väga palju pilke ka meid võlus siin ära. Kuidas selle auto mugavusega lood on, kui nüüd sõita sellega igapäevaselt? Igapäevaselt me seda autot ei tarbi. Ärme unusta, et tegemist on 37 aastat vana sõidukiga ja ta sõidab ikkagi nagu 37 aastat vana auto. Meil on üks selline küsimus ka kombeks, et meil meeldib autodega käia kohvi joomas. Et kui selle autoga nüüd minna kuhugi tanklasse, võtta kohvi, kas sellel on ka topsihoidja, kuhu see panna? Sellel autol on aftermarket topsihoidja, mis on väga ajastudruu, mis on päris võib-olla mitukümmend aastat vana ja ta on pärit McDonaldsist. Et kui ma ise olin oluliselt noorem, siis ma olen selle kunagi saanud ja olen seda säilitanud ja hoidnud. Ja mis mootor sellel siis kapoti all ka on? Kapoti all tuksub tal rida 6 turbo. Ta on veel nii vanaaegne turbo, et tal ei ole intercoolerit ja rõhku ta puhub vaevaliselt 0,5 baari. Väga meeldiv, suured tänud teile, Vahur, ja loodan, et naudite seda päeva edasi siin ka. Aitäh! No nii, oleme siin ringi jalutanud päris pikalt juba palju erinevaid autosid näinud, aga ega siin ainult ka eraisikud väljaspoole. Siin on ka tegelikult nii kiirabi kohal on ka, nagu näha siin koha pealt, siis ka vabatahtlik pääste välja tulnud ja just nemad mulle silma jäidki selle poolest, et selline väikene armas tuletõrje auto, mis esmapilgul tundub, et oleks nagu moe pärast siia toodud, aga nagu ma siin juba vaikselt juttu tegin, siis tegelikult on tegu täiesti töö käigus nii-öelda ja siis isegi vahetustes töötava masinaga, on nii? On nii, täpselt. Mis selle masina puhul on siis, et küsiks kohe ära, et miks ta nagu nii väikene on? Et et kas tuletõrje autod me oleme harjunud ikkagi suuremaid nägema, et kas sellel on mingi kindel eesmärk või on see lihtsalt originaalkere on nii väike olnud või et? See on ikkagi tehase kere ja originaalauto, aga me oleme ta nüüd ümber ehitanud päästeautoks. Ja sellel on ka sügav tagamõte. Kui päästel ei olegi nii väikseid autosid, on ainult ATV-d ja UTV-d, siis selle auto päästel on, see on mitte tuletõrjeauto otseselt, aga see oleks nagu päästeauto põhimõtteliselt. Igasuguste otsingu ja kannatud transportimiseks ja igasuguse muude niisuguste ürituste jaoks, sündmuste jaoks õigemini. Me oleme sellega sõitnud läbi NATO testid, isegi osad G-mersud ei suuda sealt läbi minna ilma naljata, kust on võimalik selle autoga läbi sõita. Aga et me teame, et need G-mersud on mersu põhjal, aga et see antud isend just kui näeb algul nagu hästi väike unimoog välja, aga siit eest loeb tegelikult välja, et see on tegelikult ikkagi täitsa Volvo auto. Ja neid tehti omal ajal, neid ju Rootsis toodeti sõjaväevariandid. Et see on ikkagi kunagi sõjaväemasin on? Ikka nad olid ka sõjaväe. Pärast uuemad tehti ka tsiviilvarianti juba. Aga ma näen, et siin tegelikult peale selle, et on väga võimeline igal pool metsa vahel vingerdama ja maastiku võimeline ja nüüd ka selgus, et inimesi vedama, siis tegelikult on tal ees ka vints ja katuse veel isegi raam, et mis tal peale selle inimeste vedamise siis lisaks veel nagu võimekuse poole pealt on? Tegelikult on tal võimekus fantaasiat, kui sul on ta võime igasuguseid asju teha. Vints on põhimõtteliselt ikkagi enda pääsmiseks, et nende autode puhul kipub see olema nagu maastikusõiduki puhul ikka, et sa ei tohi väga kaugel minna, kui puud otsa saavad. Aga meie saame minna ka kaugemale, kui puud otsa saavad, sest meil on tehtud spetsiaalne ader ka.
heinamaa peal me paneme nagu vana künnisaha, lükkame maa sisse ja saame ka ennast vintsida. Aga pakiraamil on oma mõte, kui on mingi suurem action, näiteks kukub mingi väike lennuk siia kuskile praegu sinna võsa taha või näiteks need aipoh läheb siin rongrööpas maa või kiirabibrigaad ja päästemeeskond. Vaja oleks nende varustust ka sinna viia sündmuskohale. Siis me saame oma pakiraami kasutada. Aga ma arvangi, et viimasena ongi kõige mõistlikum küsida siin, meie inimesed enamasti päästega ei tegele, aga me ikkagi, vähemalt meie mõtleme siin, et kui siukse autoga metsa vahel sõita, on sellega mugav ka sõita? Üllatavalt. Ma olen sõitnud kõigi Vene autodega, olen ka saanud läänemaasturitega sõita ja tegelikult oma kipakuse kohta ta on suht pehme. Ja oletame retooriline küsimus, et kui sa läheksid nüüd näiteks kohvi õhtul tahaksid minna, tulete vahetuselt ära, siis seal vist kohvi topsihoidjad vist ei ole või? Topsihoidjad praegu ei ole momendil, aga alati võime juurde monteerida. Muidugi alati saab juurde teha, seda muidugi just. No selge, kuulge, aga väga äge, väga tore, et te siia tulite ja muidugi me siin pooldame kõike seda, millega te tegelete seega, et suured aitäh teile ja siin ta see on, Nublu selline. Aitäh! Ühesõnaga leidsime järgmise auto üles, milleks paistab olevat Mitsubishi ja ma eeldan, et see on Lancer. Sellel on paremal pool rool. Kas vastab tõele, et see auto on Jaapanist? Jah, auto on toodud Jaapanist eelmise aasta mais või märtsi lõpus. Ja olen esimene omanik Eestis. Ja ma panin täppi, et tegemist on Lanceriga, jah? Jah, Lancer Evolution 4, 96 aasta, 2.0. Rida 4, 206 kilovatti ja 4 vedu. Kuidas siis on 206 kilovatti? Kas see on ka kiire? No vähe on. See on vähe nigel. Selge. Kas on ka tulevikuplaane sellega midagi ette võtta? Jaa, mootori tahaks teha 500 hobujõudu. No värvima peaks ka. Okei, aga kust selline huvi Lanceri vastu või miks just selline valik? Enne mul oli E30 BMW, siis otsustasin, et see on liiga mainstream ja oleks vaja mingit päris Jaapani autot. No Evod on ikka väiksest peale meeldinud. Ja siis sattus siukene sobiva hinnaga. Küsimus, et Evolution küll, aga miks mitte Subaru? Et miks sa just selle Evo vastu? See on siuke tüüpiline küsimus, ma arvan. No, eks Evo ja Subaru vennad ei saa niikuinii läbi oma vahel. Välimus. Evo nagu vanematest autodest pigem Evo kui Subaru nagu. Selge, kuidas auto vastupidavusega lood on? Kas on mingid suuri probleeme ka olnud juba autoga? Jookseni platsilt, ehk siis ikkagi mingid puksid on läbi, ikka vaja mingid filtreid vahetada, õlid, aga muidu nagu tehnika poole pealt on olnud siiani kõik okei. Viimane küsimus minu poolt, 2 asja oleks juuksed, et parempoolne rool on. Kuidas sellisega on sõita Eesti tänavatel? Kas on väga raske või harjumatu või kuidas harjub kiiresti ära? Jaa, no minul läks aega, et sõita Lasnamäelt Sauel, et arvele võtta. Kangid on lihtsalt valepidi, need lähevad vahepeal sassi. Aga mööda sõita, kuidas teha on, kui ei näe niimoodi teed? Kusjuures tegelikult ei ole väga hull. Jätad natuke suurem vahe sisse, natukene vaatad ja saab minna küll. On piisavalt jõudu, et saab kiiresti mööda, isegi kui nagu tuleb keegi vastu. Viimane selline igapäeva mugavust puudutav küsimus ongi siis, et meile meeldib autodega kohvil käia. Kui selle autoga nüüd läheks kohvi tiksule, kas saab ka kuhugi topsi panna? On topsi hoidjad autos olemas? Jaa, 2 tükki on. Ühte mahub 0,33, teise 0,5 ja selles 0,33 on veel all on siuke koonus, kuhu saad ka väiksema panna. Ehk siis jaapanlased on ikkagi mõelnud selle peale, et saad igas suuruses topse vedada. No võt, väga kihvt, igatahes nautigis seda päeva edasi, väga lahe auto ja loodan seda ka siis tänavatel näha. Jah, ikka, aitäh! Oleme siin Youngtimeril päris pikalt juba ringi käinud, vaadanud erinevaid autosid, sealpool on isegi näha terve rivi erinevaid bemme, aga me väga bemmidesse ei ole pöördunud, sest et neid on siin jõle palju.
aga paratamatult üks jäi silma. Millegi pärast on see Paula enda oma. Räägi meile, sul on siukene ilus, siukene, nagu sa ise ütled, hellitavalt talle siukene saksa vana härrasmees ja sul on isegi hellitusnimi talle, eks? Adolf. Miks ma tahtsin sinu käest küsida on see, et ma tean natukene backstory't, et see sinu siia tuleks selle BEM-iga oli vähe valuline. Mis juhtus? Kui pikalt sa tahad? No ärme sinna 2 aasta taha mine, võtame näiteks viimased 2-3 päeva. Mõtlesime mootori ära vahetada, aga nagu ikka läks sellega natuke kiireks. Eile õhtul oli vaja jõuda ülevaatusele, kuna ta oli arvelt maas. Kell 9 pandi viimane ülevaatus kinni ja meil oli täpselt minuti pealt arvestatud, et jõuame ja nagu ikka siis kuna sellel autol on natukene elupäevi näinud juhtmestik, siis sai see kuidagi kokku lapitud ja mõtlesime, et pärast ülevaatust vaatame edasi, mis saab. Ja poole tee peal siis auto hakkas suitsema. Oli vist juttu ka, et sõitsid ja põlved läksid natuke soojaks. Ja võib nii öelda küll, jah. Mis siis edasi sai? Meil oli õnneks elektrik oli kaasas, kes kohe tegi parandused. Probleem oli siis selles, et süütejuhe käis keneka ventikasse. Võib öelda, et mingi asi läks ventikasse. Nagu me aru saame, siis siin see auto on ja siiski sa loodetavasti said ka ülevaatused läbi. Täna hommikul käisin ülevaatusel, sõitsin tunnelist läbi. Ma ei saa öelda, et ma ülevaatused läbi sain. Aga ma sain endale listi asju, nii-öelda memo, to-do listi, mida teha edasi. Tegelikult, kui siin natukene nagu tarka jutuga rääkida, siis tee lühike kokkuvõtte inimestele, mis asjaga meil üldse tegu siin on? Tegu on kõige esimese 3. seeria BEM-iga aastast 1982. Mudel on E21 siis ja varem oli tal 1,6 liitrit karpamootorit, nüüd tal on 1,8 liitrit M10, mis on süütega, enam mitte karpaga. Annab tunda ka seda või? Mul annab tunda seda, et ma natuke rohkem saan tast aru kui karpadest. Kuidas sul sellega sõita on? Ma tean, nüüd sa oled 2 korda sõitnud, nagu ma aru saan, ülevaatuste vahelt, aga kuidas sul üleüldiselt selle autoga sõita on? Jube on. Niisugune plekk-purk, mis põrkab ja lärmab. Nagu nii palju, kui ma teistelt olen kuulnud, siis selle autoga on palju toredam mitte ise sõita, vaid kõrval olla. Või kõrvalt väljast vaadata. Et paraku peab keegi olema seega, kes ta ka ise sõidab. Aga ega siin viimase küsimusena meil on kombeks see, et kui sa sõidad ja näiteks lähed neljapäeva õhtul, eks ole, mitte ühegi vihjena, neljapäeva õhtul on sul vaja ühele tiksule minna ja see on tavaliselt on kohvitiks. Kas sa saad sellega minna, ehk siis on sul kohvitopsi ka kuhugi panna või? Ei. Olgu. Aitab. Kapoti all või? No siis saab tiksuda ikka. Näidud väljas. See on suvepill sul nagu nii. Oma. Lisaks sellele, et siin täna Youngtimer üritus on Laitse rallipark üsna suur rallipark. Vasakule käele jääb meil rallirada ja siia paremale käele jääb kardikeskus. Nüüd vasakul käel saab sõita kardiga, saab rallit käia sõitmas. Ka parasjagu praegult läheb mingi auto, aga see on osa sellest üritusest. Lähme vaatame, mida põnevat sealpool ka pakutakse meile. No võt, päevak hakkab õhtusse jõudma, Youngtimeri üritus hakkab vaikselt otsi kokku pakkima, aga veel on natukene ees ja tegelikult oli päris lahe üritus. Oli küll, jah. Väga ägedad autosid oli ja nagu näha siin siis taga on tegelikult ka üks vana Ford Model A vist. Et autosid oli tõesti väga vingeid ja üritus iseenesest ka väga vinge, nii et järgmine aasta kui toimub, siis kindlasti tulge ise kohale. Jah, nii palju ütleks siis selle koha pealt ka, et Laitse rallipark vist võõrustab juba 4. aastat seda üritust ja kindlasti tasub ka külastada seda kohta siin niisama päevadel, et siin paistab olevat tegevust rohkem kui lihtsalt Youngtimeri üritusel käia. Meiega teeme siin viimased ringid veel, vaatame, mis siin veel alles jäänud on ja siis pakime ennast ka kuju. Aga aitäh, et vaatasite ja võib-olla kohtume järgmine aasta. Tšau! Tšau!